Küsi ammu, kas nagu toitide ja jookide kohta iga seda asja on. Alguses küsid, mis meeldib, siis küsid, mis ei meeldi nagu. Okei, Olja. Teiste käest ka? Jaa. Teiste käest ka? Võta, no nüüd tulebki ikka siitpoolt see filmimine ju. Muidugi mõista, sain etsa. Oot, aga see nüüd hakkab minema teisele poole see. Teisele poole, jah? Lükkada kuskilt sealt. Ma ei tea, mis see toimub. Ta läheb täpselt vastupidi minema. Kas me saame teistpidi sõita? Kui on ränk, ma ei tea, millega see lõpeb kõik siin. Varsti või kukkumist alla tänu selle juhtmele muidugi. Jaa, ei saa, jah. Kaameramees ripub. Joe, loodetavasti. Mingi kõrgel juba. Piisavalt pikk. Ja siin on küll seda. Oot, ära mind rohkem siia peale lükkada. Päris õud on juba, hakkas juba kõige kõrgemal ei ole või? Ei ole veel poolti veel midagi. Hoia kinni. Me enam ei usalda seda kuradi ratsi. Huvitav, kas kuule filmib kood praegu? Ega siin on ikka mõnus vaade, vaata ise nüüd. Ilged vaatavad. Kuskilt väga kummaliselt. Näe, vaata Tallinna ossa raisk. Oleme Kadrioru Tivolis ja sõidame hundirattal ehk kuradirattal või ilma rattal ja minuga koos on sõitmas seda meeletut tiiru ansambel Vennaskond, nii et kui te ilmselt ei vaja see tutvustamiseks, aga võin öelda, et tegemist on Tõnniga, Allaniga, Katriniga ja Kaspariga. Katriin, kuulsite, jah? Mõningad on küll puudu, aga me hakkame nüüd rääkima sellest, mida nad teevad, miks nad teevad ja kui palju nad teevad. Vaadake. Oi, me satume telepurki praegu. See on väga hea. Me saame kõik leevitada sinna. Kasparit ei tohi näidata. Koolja filmibki kõike muud peale meie. Sa kuuled? Ei kuule, ma panin ka. Mis asja? Nüüd räägime natuke ansamblist kaast, et milleks muidu me siia kokku tulime. Kõigepealt sellest, et mis teete praegu ja kas te üldse midagi teete? Ühesõnaga meil peaks nüüd septembri, ütleme esimeses pooles nagu film valmis saama. Vennaskonna film. Ta koosneb nagu suuremas osas videoklippidest ja kujutab endast mõnes mõttes nagu bändi ajalugu. Nii, kas nüüd võib või? Meie see suurepärane saade siin võib muidugi lõppeda sellega, et keegi meist kukub alla. Mis oli sulle küsimus muide? Et kaua sa oled olnud Vennaskonnas? Vennaskonnast sellest suvest alates, jah. See on Vennaskonna uus viiuldaja Katriin ja räägi veitsa, kuidas tulid, miks tulid ja kuidas sind leiti, kes sind leidis? Iseenesest tulek oli natukene selline ebakindel võib-olla ja tulin sellepärast, et bänd otsis uut viiulimängijat. Nüüd on tulemas varsti Vennaskonnal selline asi nagu hästi palju igal pool välismaal kontserte. Soomes ja Austraalias ja Ameerikas. Et varsti nad sõidavad järgmine kevad Ameerikasse. Olen lihtsalt. Aga metroluhumust? Ei tee. See on nagu Vennaskond on praegu ainuke? Jaa. Sinult küsin. Kaspar tahab rääkida. Kaspar tahtis juba all rääkida, nii et ma annan... Taha rääkida. Midagi taha rääkida. Absoluutselt midagi. Nii, Kaspar ei räägi ühtegi sõna. Aga, et Tõnu, räägi midagi veel, räägi lihtsalt, mis sa arvad, mis võib nagu inimesi huvitada, mis võib nagu sinu neid, fänne ja kuulajaid ja vaatajaid üldse, mis võib huvitada, räägi nagu pikemalt, natuke üldse ansamblist ja minevikust, olevikust, lähitulevikust ja nii edasi. Kust tuli vahepeale, kus juures tõesti oli, mina ise kuulsin seda igalt poolt, et see Õllesummeril on nagu viimane esinemine, on ju, et nagu viimane niuke täispikk kava, et nagu kõik lood said ära mängitud ja kus see jutt tuli? Või oli seal nagu mingi tõepõhi all või? See on mingi õudne udu jutt, Ei tea, kus kohast see tuli, Sa nagu ka ei tea mitte midagi. Ma ei tea midagi, jah. Et ju huvitav, mina tulin sinna kontsertile ja kohe hakkasin kuulma, et nüüd tasub vaadata, et Vennaskond on viimast korda laval igalt poolt kuulsin. See oli jah. Teiste käest ka? Jaa. Teiste käest ka? Jaa. Kas me hakkame nüüd liikuma ka või ei hakka?
Aga kogu aeg ka vist ei ole mõtet seda nagu süüpist pilti, noh. Aga filmid võib-olla mingid kuradi ei näid. Ümbrused ja asja. See on vähe juttu ümbrused on. Näiteks Stanislav Lem on päris laakirjalik. No, mulle meeldib veel Blind. Ja siis... No, ma ei oskagi rohkem midagi öelda. Nii võib, jah. Me oleme õnnelikult jällegi maapind on meie jalge all ja see on iseenesest väga meeldiv. Jutud lähevad kohe märksa kindlamaks kui ennem. Küsimus järgmine, mis huvitab mind ja ma arvan väga palju ka muid. Kuidas suhtub ansambel Vennaskond niinimetatud kommertsmuusikutesse, näiteks muusikutesse, kes teenivad leiba näiteks reisilaevadel? Ma suhtun plaatidest, kassettidest või on igal ühel oma töö ja mingi asi? Eks ta aitab ka kaasa ja on ka teisi asju. Aga muidu üldse teie muusika, no ma võtsin praegu mikrofoni korraks, ma tahtsin küsida, et kellele sa oma lood suunad? Tähendab, on sul mingi kindel rühm inimesi, kellele sa seda teed? Noorematele, tegelikult vanematele, kellele sa ise oled nagu mõelnud oma muusikat? No ei ole üldse nagu kellegile adresseeritud. Muide, eelnevalt ei saanud räägitud sellest, et tuleb välja film, Vennaskonna film, aga kas tulemas on ka plaat või noh jah, plaat, mitte kassett lähitulevikus, et nagu kõik teaksid, kes võib-olla tahaksid osta? Ei on, noh, ma arvan, et see aasta on nagu tulemas ainult see film. Aga sellest ei räägitud, et Vennaskond põhiliselt järgnevalt aasta otsa igal pool välismaal esineb, aga Eestis on tulemas, noh näiteks ütleme, praegu on sügise hooajaks on midagi teada, on mingid kontserti tulemas? Ei, praegu ei olegi nagu ühtegi kontserti teada peale selle New Yorgi kontserti nagu, mis kevadel peaks tulema, aga veel on üks kontsert, mis toimub ülehomme nagu Helsingi lähedal. Jah, muidugi ma võin öelda, et saade läheb eetrisse märksa hiljem niimoodi, et see on selleks ajaks juba minevik. Praegu on küll tõepoolest augusti algus, aga saate ajaks on ta ilmselt juba lõpp, nii et sellest kontserdist jääte ilma. Kaspar ei taha mitte midagi öelda. No olgu peale, kuidas sa selle lõppu teeme tegelikult? Sa võid tänama neid. Jah. Ta tänas ära. Ei, ma ütlen ükskord veel. Ma tänan teid. Teil ei ole, aga ma ütlen, et vaatame materjali läbi, ma võin seda lõpuga kombe teha. Oota, ma ütlen selle asja ära, et ma nagu tänan neid ära ja tänan selle Tivoli ära. Ma paluksin kõigis suured plaanid. Jaa, Anna, räägi midagi, nad kuuluvad siin või teid, eks? Ma ütlen selle lõpu teksti. Praegu, jah? Noh. Jah. No nii, ja nüüd olete üsna palju ilmselt teada saanud ansambel Vennaskonnast ja kui veel mingeid küsimusi on tekkinud või tekib, siis loomulikult saab meile ju alati helistada ja kirjutada ja ma arvan, et ei ole midagi selle vastu mitte kellelgi, et võib-olla teha üks saade nendega kunagi veel, kui tekib küsimusi, mis teid siiralt huvitavad. Loomulikult tahan mina omalt poolt tänada ansambel Vennaskonda nii palju, kui neid on ja kõiki ka neid, keda ei ole, öelge minu poolt edasi aitäh ja loomulikult kogu seda sõbralikku kollektiivi siin Kadrioru Tivolis, kes meid lasid siia niimoodi mõnusasti sisse aega veetma ja keerutama hundirattal, nii et aitäh ja nägudeni ja kohtumiseni järgmine kord. No ma pidin suvalist. Täiesti sinine meri on meil praegu. Meri on sinine. Taevas on hall. Võib hakata vihma sadama. See on, noh, kuidas kunagi. Täitsa võib täna tulla. Siis tuleb konnad praegu valmis püüda, et nendega saab vähki püüda. Kuidas sulle, Allan, käid vahel vähil või? Kaua meil seda? Mismoodi see vähi püüdmine käib? Ma ei tea, ma ei ole elus käinud. Mul on esimest korda, jah. Et see traditsioon on siuke, et lähed istud öösel maha ja teed lõkke üles. Tegelikult olen küll käinud valetsen, aga... Päeval ei näkki või? Ei näkka. Ma ei tea, öösel vist, ma ei tea, mis neil on, nad vist ei näe öösele. Millega neid vähkid püüd? Nattadega ja siuksed ümmargused. Ümmargused on mingi selline lihatäpselt. Ja. Vastu pead või? Oota. Ma ei tea, ma ei ole kunagi. Pannakse sinna mingit aisevad läinud liha, mingit sükst asja. Vaja panna aisevad asja. Konn.
Võib maksa vorstiga panna. Ei tapa. täitsa särje puja panna peale, ei juhtu mitte midagi halba.